Jokio, osa 2. Nii et see Oldsmobile jõudis siia Paintbot Productionsisse ja Anti rõõmuks me ei hakka seda värvima. Veel mitte. Nii et esimene etapp on see, et teeme siin kõik kambaga koos need esimesed arheoloogilised kaevamised ära. Vaatame, mis pagassis on, sest see käib kruvikeeraga. Vaatame põhja alla, vaatame ka poti alla. Ja autol on nimi ka. Auto nimi on Seed. Toll ütles, et ära peale nagu Seed. Ja nagu enne ütlesin ka siis. Iga koled asja taga on vikerkaar. Esimene asja tahaks tegelikult pagassi vaadata, sest see on lukus. Kule neid jah, laib. Sul kruvikeera. Taha see laus, laiba hais. Tagant on madalam küll, vaata, võibolla siin ongi keegi. Parts. See on nii hea märk, kui sul on pagassis on starter ja esimesed supportid. Aga ma võin öelda, et need ei ole taastatud veel. Vedas. Ei läinud läbi. Võtta järgmine koht. Näe, jagaja. Vähemalt see on äkki uus, sest ma loodan, et see ei ole ja tal on see pagassi avaja siia jäänud. No on jah, ta on pagassi kinni löönud ja võtme sisse jätnud. Vaata, siin on lisavaru osad. Vaata, tuhatoos. Ma nüüd, et see istab märgile näiteks. Juba ebamugava koha peal on tuhatoos, et kui ei, siin on ja kui see siin on niimoodi. Ei, ega sina ei tee. Niimoodi või? Sina ei tee. Ei, see on väga... Kas peeglid on ka elektrilised? No kui hakkame siis sisu osas pihta, mis me siis näeme? Ilus bees sisu on ju. Mis tekitab küsimusi on see, et miks see lagi punane on. Või on see... On ikka punane täitsa. Uus lagi. Vaat seda ämblikku. On surnud ju? Ei ole. On või? Ei, elab. Tarantula. Hakkame siis, võtta see kindal aegas. Ahah, dokusmendid. Mis me näeme siis? Näe. Nagu siin hoiad vaata. Kõige tähtsam number siis. Höökstävit brõmsats lõpp. 1000 kilogrammi käru võime järgi panna siis. Väga hea. Dokid on olemas. Kus teil taga on siis? Mugav. On mugav või? Pehme. Aga muus osas me tundub täitsa hea pill. Ongi. Defog, Viperid. Julgen proovida või? Proovin muidugi. Tead, ma ei teagi, siin on nagu häid asju, aga samas on ka nagu kehvasid asju ei oskagi seisukohta võtta. Aga üldiselt ikkagi poisid üllatasid, ma arvan, pool positiivselt. Kas nüüd vaatame ka poti alla, vaatame, kas on Chevy mootor või? Pane pohte uud, jah. Minu arust see on nagu huvitav, et siuksel ajastul Kuule, see hinged on lahti või? Jaa, meil on vist äkki nagu... Lamputška ikkagi peab põlema. Nii hea on remontida nüüd. No aga selles mõttes see on parem kui mitte midagi. Kui sa tee äärde jääd sellega. Noh, mis karburaator siin on? Jälle Kodra Jet või? Ma just tahtsin öelda, kas sa pead minema oma kastika pealt võtma ja... Ongi. Kodra Junk. Igal autol on see peal olnud. Õudne! Ohoh, mis nüüd juhtus? Ma toetasin. Tead, mul on siuke tunne, kui ma päris aus olen, et see ei ole Chevy mootor. Tead, miks või? Sest Chevyl ei ole õli, seda ei ole niimoodi ploki küljes, vaid Chevyl valad siit klapikambri kaanest. Et kas võib olla, et see on Oldsmobile enda mingi mootor või? Siin ees ma näen mingit numbrit küll. Pikk, kas sa saad Google'isse panna? Nii, oota, üks sekund. Engine type Oldsmobile Small Block V8. Aga samas siin ikkagi väidab, et see on GM-iga nagu... Ei, GM on küll, aga ta ei ole Small Block Chevy. No selles mõttes jah. Ta on Small Block Oldsmobile. Jah, koostöö mingi projekt. Real shit. Noh, teeme tiiru või? Guugeldama, millised need kunagi olid või kuhu suunas seda ehitada? No siin on, mis siin oli siis, paar varianti on. Sa rääkisid lowrideri variant on ju. Ehk siis meil on see 100 spoke väljed, et see oleks madal. Siis on variant siuke NASCARi stiilis. Ja siis on variant, et teeb õlivahetuse lihtsalt sõlub ringi. Noh, paneme käima enam sõidamisse. Kuule, kui enne kui käima paned, kontrolli, kas joodusvedelik on. Või on vesi. Kuule, on vähemalt midagi. Soolane oli. Sool peaks magus olema. Rootsis ongi või? Soolavesi. Pärska. Ääretult hea. Mina arvan, et lämme teeme sellega tiiru, siis teeme need beauty shotid.
autodel on ikka hea diivan. Ruumi on mugav on. Stock close pole. See oligi? Just cruising. Cruising down the street in my 7.5. Davai, Burnaldo! Ei võta. Käiku isegi vahet ära, jah? Siin oli lutt põhjas praegu, või? Jaa. Päriselt, või? Jah. Ongi sellised, või? Jah. Võimas. 5.7. 5.7, jah? 34 kilovatti. Ei tea, kas rihm viliseb või? See tuleb väljast. Ega sul külm ei ole seda, aga ma võin akna üles lasta, mu L-aknad. Hakkad kõvatama, jah? Ei, nagu üldiselt on ju täitsa hea ju. Sõitev. Oi. Täitsa hea ju. Sõõrud seal taga. Oota, kas seal pool on külje pealt on polster puudu või? Teisel pool ka? Ja teisel pool ka. Oleks tead koos ostnud või? Saime auto üle vaadatud. Esimesed tiirud ka tehtud. Liigub väga kehvasti. Pidurid jäävad peale. Mõned asjad on veel puudu ja poolikud. Üldiselt väga hea ost. Et järgmine samm on nüüd see, et peidame ta korra garaaži ära. Tellime Ameerika maalt mõned pudinad, ehk siis mingid piduri asjad ja sillapudinad võib-olla. Siis hakkame teda nii-öelda päriselt tänava korda seadma. Ja kunagi hiljem vaatame, teeme ta natukene oma maitse järgi ka ära. Ma valetasin. Ma ütlesin, et natuke hiljem teeme asja ilusaks. Aga Facebook Marketplace on selline võrratu koht. Seega. Tada! Ehk siis 100 spoke väljad. Ma tegelikult ei tea, kas siin on 100 kodarat. Ma pole üle lugenud. Aga need siis õnnestus Marketplace leida. Ja nüüd me tulime uuesti Tallinnasse, sest siin on selline koht nagu Vianor. Ja Vianor ütles, et kuule, tule vaata. Me teeme siin igast ägedat asja ja meil on rehve ka. Nii et võtame selle välja ja lähme vaatame, äkki saame mingid rehvid siia peale. Tere! Tere! Saaks öelda, et nagu see on fake, aga juba panime talle mikri ära. See on Gita. Tere! Mis sa teed siin? Mina juhatan laagri Vianori töökoda. Okei. Nüüd said teada, kus me oleme laagris ühesõnaga ja ma enne muurisin juba. Kokku on 9 ametlikku Vianori esindust, nii et kui te pole laagri lähedal, siis küll te leiate mingi koha, kus saate ka abi. Nii. Mul on siin velg. Äge velg on. Mul on rehve vaja siia ka. Leiame. Leiate või? Leiame. Kas tegelikult on mingid mõõte ka, mis sa ütled juba, et kõike ei saa või saab kõike? Saab kõike. Saab kõike või? Ainult küsida? Üldjuhul, jah. Okay. Kuskilt ikka välja võlume. Aga see, et ma näen siin üks plakat on ju. Jah. Kõik arvavad, et Vianor, tegelikult ma ütlen ausalt, mina arvasin ka, et Vianor on ainult refi business, aga tegelikult ma loen, seal on 11 erinevat asja. Kusjuures see ei ole ainuke, ma tulin siia tööle teadmisega, et me teeme ainult rehve. Siis saad kohe kohustusi juurde. Ja siis töövestluse selgus, et tegelikult teeme kõike. Remonti, kõike. Ühesõnaga ma saan oma obiauto tegelikult, sest me räägime ikkagi obiauto maailmast praegu. See on obiauto siia tuua, ütlen, pange uued rehvid, vaadake sillad üle, tehke sumps lärmakamaks. See on illegaalne, aga tehke ikka. Siis mul on kliima. Täidame. Ühelgi autol pole kliimat. Ja hoolduse saab ka tehtud. Absoluutselt. Kõik jutud ühest kohast. Arvake ära, kes selle video teieni toob. Inbank autolaen. Ja mis me näeme? Inbank siin ka. Seega, kui sul kohe pole anda, ära põe. Saad kohe ja maksad hiljem. Nii et vaata üle kõik tingimused ja ole mureta. Saad rehvid alla, saad auto remonditud, mingid küstad pole. Inbank aitab. No aga lähme marsime edasi või? Vaatame, mis seal pool on. Otsime rehvid, jah. Uued tutikad rehvid. Ja mille järgi minusugune vend valib rehve? Hinna. Ehk siis te olge targemad ja ostke kvaliteetsemad. Mina ostsin hinna järgi. Need on kindlasti väga head. Aga need on C-d.
Need on tegelikult mõeldud siis vähe raskemale tehnikale, aga ma vaatasin selle järgi, et kuna see on niisugune sirgema seinaga, siis see meenutab natuke rohkem seda vanakooli, seda sirget USA rehvi. Nüüd kõik inimesed, kes teavad lowriderist midagi, vaatavad neid velgi ja ütlevad, et kuule, need on valed väljad ju. Jah, on küll. Tegelikult õigel lowrideril on siis reverse lip, ehk siis tal on offset negatiivsem veel, ehk siis laiem rent. Tavaliselt on seised oli laiad, need on 6 ja tavaliselt siis lowrideri vennad pannad isegi 165 laia rehvi. See siin on meil 175-70, ehk siis natuke läheb nagu koonuses, aga mitte palju. Seega see on niisugune, ütleme, see on siis niisugune Võntküla stiilis lowrider, sest õigete velgede jaoks raha poolt. Kita tuli siia. Mis käed selle taga ametlikult? Räägi mulle. Radar Tires Argonite RV4 on hea või? Ülihea. On päriselt hea või? Jaa, ütleme nii, et hind pole kvaliteedile isegi veel järgi jõudnud. Et me oleme neid maale toonud juba paarkümmend aastat või? Ei ole või, Mati? Mitmeid aastaid. Ja nendel see mõõtude valik on ka tegelikult meeletu suur, nii suverefid, talverefid, naastud, lamellid. Et kui ma ütlesin, et ma valisin kõige odavama, sest ma olen vaene ja juut, siis tegelikult mul joppas. Jah, see said ülihea refi nagu. No Mikkel ütles, et proovi ise ka peale. Ma ei tea, kas neid siin koha peal laos neid reffe rohkem on, kui ma ühe pekki keeran, aga sõidame 3-gane. Filmime autot ühelt poolt. Ei, et kõik on hästi. Noh, kuhu pinki lähme? Siia või? Ossa poiss, õnneks siia pole väga kaale pandud. Ja mulle ei meeldi refi vahetus väga. Nii et kui te praegu vaatate, siis see on siis näide, kuidas mitte teha. Ja varsti tuleb professionaal ja näitab, kuidas päriselt teha. Ma otsisin siin, kas see käib sisse poole, välja poole. Täpid jäävad välja poole ja kollane on kergem. Ehk siis kollane läheb ventiili juurde ja see läheb vastupidi. Noh, nagu teaks, mis teeks. Nagu ma ütlesin, siis tegelikult me peame siia selle valge randi kuidagi veel joonistama. Aga visuaalselt on väga mõnus. Ja nüüd tuleb tõe hetk, mida ma teha ei taha, sest kui ma selle siia panen, siis ma pean hakkama neid kaale ka kleepima. Ei taha, nii et professionaal. Kamm. Vaatame, kui kõver on. Mina arvan, et need on perfektsed. Need on aastast keegi ei tea. Aga need olid ühe Thunderbirdi alt. Kusjuures siit samast Alevikust. Noh, mis asja, miks 130, miks see nii ära pane nii palju? Ma panen taha selle. Vaata, millel kõige vähem on. Nii palju kaal on vaja, et ta peab minema laost, näed, suuremad tinablokid tooma. Ongi hea või? Oota, ma toon selle ka korra ära. Keskme selle. Ja nendel on 2 tükki, on valepidi keermaga ka veel. Et saaks õigele poole panna. Mis eel huvitav? Need nagad siin. Ja need lähevad siia. Ja siis on niisugune suur tinahaamer on kodus garaažis. Et kui need pärast lõpuni alla paned, siis haamriga taod need kinni. Noh, igavesti äge. Tõmbab äkki selle siniselt inetult värvilt selle tähelepanu ära. Mõni velg on natukene niimoodi ja niimoodi, aga küll nad hakkama saavad. Noh, sellele läks ka väga vähe kaalu võrreldes eelnevaga, nii et küll nad midagi välja mõtlevad. Nemad pole süüd, et ma olen siuksed väljettaid. Enne rääkisime ka, et siin Viianoris saab kõike. Pau! Sillast end, pole küsimustki, tööriistad, remont su selja taga, konditsioneeri täitmine, kõik, mis on vaja kevadeks või talveks või ükskõik. Ja kui sul pole endal ruumi kodus, ära muretse, refi ladu või tegelikult refi hotell on õige mõelda, siis saad oma refid spaasse saata, kui pole nende hooaeg. Nii et kõik saad ühest kohast. Et see praegu oleme siin laagri Viianoris, aga need Viianor on siis üle Eesti, nii et kindlasti mine nende kodukale, vaata üle, vali välja, mis sul vaja on ja pane tellimus teele. Nüüd vaatame siis, kuidas meie tellimusega läheb, töömehed siin ropendavad, sellepärast, et need kodarväljad ei ole, tead siin, noh, niisugused omamoodi asjad. Ma ütlesin neile ka, et tead, kui kõike kaale panna ei saa, et pole hullu, et seal sillas on, noh,
nii mõnigi muu asi on läbi arvatavasti, et ma ei tunnegi seda õrna vibra, aga nad proovivad ikkagi perfektseks saada. 20-40 hea küll juba. Ühesõnaga, me saime rehvid peale ja kui ma ütlen, me saime, siis mina ei teinud mitte midagi. Tehnikud möllasid, peaaegu ropendasid, sellepärast, et väljad, mis ma tõin, olid 75% nendest ei olnud sirged. Aga see pole üldse oluline, me saime peale need ja on ilusti kaalus ka, nii et üli ja järgmisena panemegi need alla. Aga midagi peaks veel kontrollima ennem või panen alla ja hakkan uhama. Ei, kui sa paned uued rehvid alla, siis võiks üle vaadata ka veermiku, et rehvid ei hakkaks ebaühtlaselt kuluma. Ja kui veermik on korras, tuleks teha silla reguleerimine, et rehvid ei hakkaks ebaühtlaselt kuluma. Ja kuna sul auto on kaua seisnud, siis ma vaataks ka pidurid üle. Et kui hoog on sees, siis sa ikka pidama saaks, nii et võiks pidurite hooldusega teha. Ja kus seda kõike teha saab? Viianoris. Ja niimoodi lõpetamegi siin. Ühesõnaga, me vaatame oma auto ise üle sellepärast, et seal on ainult paar asja on korras, et me leiame need korras jupid, leiame üles ise. Ja nii ongi. Ehk siis viskame väljad alla, vaatame, kuidas välja näeb ja näeme juba vaevasti. Rekord. Nii, nüüd tuleb see teistmoodi stiil. Hakkame vlogima, pole kunagi vloginud. Ehk siis, kui tundub imelik, siis mul on ka imelik, sest ma näen ennast siin all. Nii et proovige hakkama saada ja palju õnne Mihklile, sest Mihkel peab sellega tegelema hakkama, selle jama kokku lõikamisega. Ühesõnaga, drone.ee tuli seltsi, ütles, et näe, DJI Osmo Pocket 3 võta ja proovi, vaata, kuidas välja tuleb. Mul juba käed värisevad, sest nüüd ma pean operaator ka olema. Aga lähme siis selle Oltsu teemaga edasi. Nüüd vaata, viskan kohe teistpiideid. Boom! Olts mobiil, fantastiline trandulett, ehk siis hoiatan ette juba, et garaaž on must. Pikk on ka siin juba valmis. Mis meil see plaan on siis? Esiteks meil on pidurisaaga. See piduri oli korralikult peal. Ehk pikk võttis praegu suppoldid maha. Proovime need ära renoveerida. Samamoodi tagant viskame trumlid maha ja siis paneme uued silindrid. Aga põhjalt vaadates tead, natuke on näha, et tead, õli vist on sees veel, et lekib, aga otseselt auku ei näe, aga ega siin midagi õisata ka pole. Summuti proovime ringi teha, kuigi siin on mingisugune nimelik kollektor, aga see jookseb ägedalt siit paagi alt. Aga esimese asjana ma arvan, ma võtan selle konksu ära, sest me ei hakka sellega küll midagi vedama. Ja kui me oleme need põhiasjad saanud ära tehtud, siis me võtame need siin ette, sest meil on madaldusvedrud olemas. Madaldusvedrud, need ma sain Haapsalust, ehk siis Haapsalus müüakse madaldusvedrusid. Need on sellised. Teeme madaldusvedrud. Aga kus see tööriist on? Tööriist on mujal. Aga kui me siit vaatame seda kollektori saagat korra, ma ei tea, kuidas Mihkel selle kokku lõikab, juba ropendab, ma arvan. Aga ühesõnaga, kollektor tuleb siit, jookseb karteri alt läbi. Ja siis ta läheb, siit läheb sinna teise kollektorisse ja siis tuleb välja. Ja kollektor lekib ka ja see tundub suht roostes. Nii et vaatame, mis sellest saab. Ma alustan sellega, et ma sain selle sumpsi siit maha ja konksu ära. Päev 2, eile väga palju filmid, sellepärast ausalt öeldes hakkasime lõpus juba nii palju ropendama, et ei olnud pointi enam. Aga mis seisud meil on siis? Sellised lõpuks saime selle ühe kolvi ka kätte. Ehk siis siin oli ehe näide sellest, et kui pidurõli pole vahetavad, siis kõik oli kokku mädanenud. Kõik on seest on siuke plögane. Kolvi juba tegime puhtaks enam-vähem, aga väga halb, vahetage piduriõli. Autoga siis mina jaurasin selle summutiga ja tegelikult olemegi seal maal, et võiks vaadata, kas see peale remonti käima ka läheb. Siin näete siis seda ilusat garaaži ja töö tasapinda. See on siis, kuidas tegelikult asjad käivad, et kui te näete, et on kõik ilusti klanitud ja puhas, siis see on
fake. ilma tsensuurita on see. Mikkel võib-olla saab panna insert AI-ga see insert clean table. Aga siin siis tulid korra käisid väljalaske kollektorid maas, ma panin uued tihendid, ühe Bolti keerasin pooleks plokikandaja, see on seal, sest ma ei saanud kätte seda. Ja nüüd on ühesõnaga mingi summutilaade toode on all, et 2 seda, Olli, Red Hot, mis iganes nende nimed on, Cherry Bombid ühesõnaga. Ja vaatame siis kohe, kas on parem või ei ole. No sähko on olemas juba, jõunub. Üks asi, mis ma vaatasin, et spidoblokk on kilomeetrites. Mul on tunne, et see on äkki EU spec. Let's go või? No on mahedam küll. Arvatavasti kuskilt lekib veel, aga ütlen ausalt. Eest on küll vaiksem. Ei huvita. Eest on vaiksem küll, jah? Ja. Läks laiali või? Läks see kütus otsa. Seda me ei tea, jah, tegelikult palju kütust on. Aga mul on veel. Mitu päeva mööda läinud. Tegelikult siis 2 päeva. Nädalavahetusel siis nokitsesime pikaga siin. Jõudsime ka kuskile maale, aga päris palju on teha veel. Ja on asju, mis ma natuke pekiga keerasin. Ehk siis taha said madaldusvedrud pandud, on ju. Madaldusvedrud. Aga nüüd on pill nii madal, et mu uus summuti, mis ma tegin, käib pihta. Seega ma pean seda natuke ringi tegema. Ja siis eile panin ette ka madaldusvedrud. Aga natukene liiga vähe madaldavad. Ehk siis täna tuleb see saaga uuesti ette võtta. Seekord panen kaamera ka käima. Ja noh, siis meil on veel siuke väike probleem on välja nende flantsidega ka. Et kui me sinna jõuame, mis ma näitan. Tegelikult ma võin kohe ka näidata seda. Tagant ta istub praegu niimoodi. Ja ees ta istub siis niimoodi. No natukene võiks alla poole selle olukorra saada. Ja flantsidega on meil siuke teema, et see auto on meil 70 midagi keskavaga. Ja see siin on 63. Ehk siis meil on vaja mingit adapterit, millega me saame selle veel välja. Ehk siis me teeme seda, mida ei tohiks mitte kunagi teha. Et me paneme topelt adapterid. Eile tegin mingi tiiru ka, käisin kodus korra ja ütlen ausalt, see auto on nagu, mis ma oskan öelda. Siukene omamoodi. Aga nüüd siis panen tõstuki vahele pilli, paneme käpad alla ja hakkame pihta. No täna tuli ikka väga palju lihtsamini asi lahti, eile ma tagusin nagu lollakas. Ühesõnaga, siin peab siis tegema nii palju, et amordi lahti laskma. Muidu võiks ülevalt ka, aga see ülevalt ei tahta üldse tulla, seega ma tegin niimoodi, et ma võtsin siit alt poldid ära, pumm läbi, siis võtad stabika lahti, siis sarniir ja siis taod nii kaua käendmiku, kuni see siit alla tuleb. Vedru on nii suure pinge all, et terve auto hüppab. Aga ühesõnaga üks vedru on käes. Siin on siis näha seda madaldusvedru. Madaldusvedru siis eile oli nii pikk. Ja siis täna võtan veel natukene. Ma arvan, et ma võtan pool veel. Sest ma kardan, et muidu läheb liiga hulluks, sest see tükike andis meile juba mingi pea 6-7 senti. Nii et võtame poole veel. Ja ongi valmis. Ongi üks madaldusvedru tehtud ja installitud, nii et see läks ikka väga kiiresti. Eile ikka ma ropendasin normaalselt. Ja noh, siin on näha siis see ka, et see on siin mingi 70 midagi. Ja see uus flants meil on 63. Nii et arvatavasti siia tuleb mingi adapter. Ühesõnaga siukene semi-sketši sobilik sellele autole. Ehk teen ruttu teise poole ka ära.
ja siis vaatame selle Ikebaana siin üle siuke summuti, mida ärge õmbluseid, ühesõnaga ma tegin selle suht kiiruga. Aga arvatavasti mu plaan on siis, et ma lõikan siia sälgud sisse, keeran pütid ülesse ja keevitan uuesti sinna kinnituse külge ära ja võiks olla mõnus. Ja siis ootame, mul tegelikult on paar flantsi on praegu treiali juures ka, et treib natuke paremaks, et äkki mahub ja siis vaatame, kaugel me jõuame sellega. Ühesõnaga, sumpsi tegin ära, veljatsen alla, velgedega on siukene, pigem on siukene nagu veits, on paremaid varianti, kuidas need velgi alla panna. Ehk siis keegi kunagi selle omanik on, siis oleks vaja ühed flantsid tellida. Aga ajame ta korra välja. Oi, sumps käib ikka veits pihta. Vaatame nüüd, mis me siin kokku keerasime. Давай, Бурналdo! See siis on siukene pool valmis Oldsmobile katlas. Mis me siis ära tegime kõik? Nagu väliselt ei ole palju näha, aga poti all. Siis on meil väljalaskekolle tihendite vahetus, küünlajuhtmed, küünlad, õli. Pikk tegi pidurid eest korda. Õhutasime neid, nüüd pidurdab ja jää peale. Ja siis Veljesaaga. Saatsin Jarmo Nuutrele ka pildi. Jarmo ütles kohe pildi järgi, et valed rehvid on. Ühesõnaga, see on see õppetund, et oleks võinud ennem küsida, aga mina oma peaga mõtlesin, et ma tean kõike. Ei teanud. Ühesõnaga, need said siis 175, 70 ja 14 tolli. Ja Jarmo ütles, et kitsamaid on vaja ja kõrgemaid ja valget ranti on vaja. Valgest randist ma rääkisin ka, aga kahjuks see firma, kus saab seda valget värvi, on UK-s. Nii et valge joon jäi tegemata. Aga ühesõnaga Jarmo ütles, et tegelikult võiks olla siin 155, 80 näiteks ja valge joon, et see annab kohe päris palju juurde. Ja normaalne Saaga oli nende velgede allapanekuga, sest need centerlockid, eks ju, tuli välja, et kahel ei olnud 5x120 poldi vahet ja kahel oli. Ehk siis kõigil neljal oli 114,3. Siis ees on meil üks flants, mis teeb 120, 114,3. Siis on teine flants, mis teeb 114 paksemaks 114. Siis on centerlock. Ehk siis see on 3 flantsiga siin all. Taga on 2 flantsiga. Ehk siis poldi vahe üleminek ja üks õhukene. Et see asi oleks tegelikult hea. Peaks siia nüüd tellima päris flantsid. Ehk sükene, ütleme 50 milli ja siis üleminekud. Ette ja taha, et tagant võiks ka natukene välja poole tuua. Ja pill on madalam. Taha panin madaldusvedrud -2 keerdu. Kukkus mingi 10-15 senti. Alguses ehmatasin ära. Aga siis tulin ette. Alguses tegin 1,5 keerdu. Langes natukene. Ja siis tegin veel 0,5 keerdu juurde. Ja nüüd on täitsa sükene ämas-vähems. Ja madalamaks väga ei saa, sest ma täna hommikul pidin juba sumpsi ringi keevitama, sest summuti käib keskelt pihta. Aga see käib asja juurde. Esimeses osas ütlesin, et poisid tegid väga hea töö. Nüüd pean ütlema, et see müüja naisterahvas tegi väga hea töö, et ta suutis selle Eestisse müüa niimoodi, et keegi ei tulnud seda autot vaatama. Selle autol on päris palju vigu. Nii kere poolest, sisu poolest. Siin on liiste puudu, taga aknalaud on pekkis, mõlemad stanged, siis mingisugused muud ilujubinad, natukene roosteauke, päris head värvijooksud on siin. Ehk siis seda on värvitud nagu korra on see maaler on magama jäänud ja siis on, kõik voolab. Selle autol on vigu palju. Mis nüüd oleks vaja, et see auto oleks street legal nii-öelda täiesti, minu hinnangul on siis see, ja et oleks gangster ka. Rehvid,
meil on vaja õige defiitsi alla panna, siis kui on palju raha, siis õhkvedrustus ei teeks paha, et see oleks vastamaad. Kõik pirnid üle vaadata, need liistud leida ja salongi radikas, sellega ma ka ei tegele, sest ma mõtlesin, et see suvi tuleb, siis pole vaja niikuinii. Ja siis ta võiks olla tegelikult siuke, et võiks minna kruiisima küll. Aga nüüd tuleb see asi, et ma ei tea, kas ma tahan sellega kruiisida. Sest ma olen päris palju selle autoga tegelenud, mingi enda arust palju, mingi 5 päeva. Ja mul seda päris õiget klikki pole selle autoga käinud. Nii et nüüd ma võtan telefoni ja vaatame üle need numbrid, palju see auto alla läks. Ühe sõnaga auto pluss transport pluss varuosad kokku on see trandulett läinud maksma 3572 €. Nüüd see Velje ja Refi saaga ja Flansi saaga on läinud maksma 714. Ja nüüd, kui sul tekkis tunne, et sul on seda autot vaja, tuletan meelde, see on Rootsi registris, ehk siis regamistasu on ka mingi 5-6 sotti. Aga kui sa tunned, et sul on seda autot vaja, siis nii nagu see auto siin praegu on, koos nende 15-tolliste velgedega, millega ta tuli, 4286 €. Täpselt see summa, mis minul on läinud, selle summaga saad selle endale. Ja kui sa neid 100 kodaraga velge ei taha, siis 3572 € ja see auto on sinu. Nii et kui sul hakkas see veri käima, siis kirjuta mulle Instagrami või Facebooki ja nii ongi. Ühesõnaga, mul pole kahju seda ära anda. Suur aitäh Inbank autolaen, aitäh Vianor, aitäh Droon.ee ja aitäh sõbrad, et siukse mul ei ole sõnu autoga mind õnnistasite. Ja paljud on küsinud, mis ellu Kuuda elab. Kuuda on siin, kaugelt meenutab juba autot, ehk nüüd ongi aeg võtta see relaks kätte ja keevitus kätte ja hakkame vaikselt seda jälle nokitsema. Järgmise korrani. Tšau!